tere siis jälle, mina olen Andres ja täna räägime objektiividest. Mis objektiive ma kasutan? Ma räägin siiski suures osas nagu ürituste filmimisest, seega number 1 lainurk, number 2 on siis niisugune vahepealne ehk siis 28-75, mis mul on seal praegu ees ja number 3 70-200. Ma arvan, et need on 3 kõige tähtsamat objektiivi, mis sul peaks kindlasti olema, sest nendega sa suudad põhimõtteliselt terve üritus või suudadki põhimõtteliselt kõik ära filmida, et need on asjad, mis sul peaksid kaamerakotis olema. Number 1 on siis selline Sony 10-18 mm. See on poolkaadrile. Ma filmin küll täiskaaderkaameraga, aga kohati ma isegi, ütleme nii, et kui ma tõmban ta 10 mm peale välja, siis tekivad mustad randid, aga kuskil seal 12-14 vahel mustasid rante äärde ei teki. Kuigi ta küll natuke pilti moonutab, aga ma arvan, et see on kohati isegi päris tuus ja äge, mida kasutada ja ta võtab hästi laialt ja ägedalt peale. Juhul, kui ma ei taha neid mustasid ääri, siis ma võtan kaameral full frame'i maha ja siis ma saan seda kasutada siis täies ulatuses. Kuigi mitte enam küll 10 ja 18 mm, aga ikkagi teeb ta oma töö väga hästi ära. Ja seda on ka gimbaliga väga hea kasutada, sellega sa tead, et sa saad kindla peale asjad fookusesse. Et see on väga-väga niisugune asjalik asi. Ja teine objektiiv, mida ma kasutan, on siis seal Sony kaameral ees, Tamroni oma 28-75. Ja seda ma nüüd kasutan põhimõtteliselt väga tihti. Ta on nagu selles mõttes, et autofookus toimib seal väga hästi, ka jällegi gimbaliga väga hea filmida. Pluss ma veel toon ühe asja ära, et selle hind on nagu väga-väga mõistlik. Kui ma ei eksi, ta maksis kuskil 700-800 eurot ja sarnase siis, kui sa ostad Sony oma, kui ma ei eksi, 2.8 avaga oli 2800, kui ma ei eksi. Päris niisugune suur hinnavahe ja pluss ta on veel kaalult niisugune väike ja kerge. Põhiasi, mis peab kindlasti olema kaamerakotis, on siis zoom-objektiiv ehk siis see on 70-200 f4. Võiks küll olla 2.8, aga seal on juba hinnavahe metsik ja kuna ma pimedas nagu väga palju ei filmi, siis ma otsustasin selle kasu. Isegi kui ma filmin ka pimedas, ma saan sellega väga hästi kõik tehtud, et Sony on teada-tuntud hea kaamera pimedas. Mida ma siis kasutan aeg-ajalt ka on 1.8 Sony 50 siis fix objektiiv. Ütleme nii, et autofookus tal ei ole hea, ta oli ütleme, et ikka päris odav. Aga ütleme, et niisuguse päiksepaistelise ilmaga on ta nagu täitsa kasutuskõlblik ja ütleme, et kui sa seda autofookust nii väga ei taha kasutada, siis ma arvan, et ta ajab oma asja ära pimedas. Aga ütleme nii, et ta ei ole ikkagi päris see, mis ta võiks olla, aga muidugi ta ei maksa ka väga midagi. Järgmine objektiiv on siis Heliose objektiiv, 50 mm, kui ma ei eksi, ja manuaalfookusega, aga tal on hästi kihvt ja niisugune huvitav pilt ja ma eBay's tellisin selle ja ta maksis, kui ma ei eksi, mingisugune $50, et hästi odav. Laseb hästi palju valgust sisse, teda on, ütleme nii, et on selle raha eest kindlasti $50 eest, mis ta maksis, on ta väga äge. Kus ma olen seda kasutanud, just kui ma teen mingisugust niisugust reklaami, kus peab olema natuke niisugune valgust tulema niisugune kõrvalt sisse hästi palju ja ta peaks olema niisugune pehme ja niisugune unelev, et kindlasti soovitan. Proovige, et on niisugune eBay's sai tellida ja ta tuli veel niisuguses 2 osas. Selle ma siis tellisin, et saada Sonyle siis ette keerata. Ütleme nii, et kui ma nüüd peaks valima nendest siis mida võtta, mida jätta, siis ma arvan, ma kindlasti võtaks, tegelikult see on väga nagu raske, et iga objektiiv täidab oma eesmärki, et see 28-75 on niisugune hea, suumikas on hästi hea, kus saad inimestele lähedale minna, üritustel veel eriti, et sa ei pea ronima inimesele näkku, vaid sa tuled sellega kaugelt niimoodi, saad ägedat emotsiooni püüda ja samas lainurgaga, mida on hea kasutada, paned gimbali peale, saad hästi ägedaid kaadreid teha, et ütleme nii, et väga-väga raske valik, aga ütleme, et kui ma peaksin võtma 3-2, siis ma võtaksin lainurga
ja siis ma arvan, et 70-200. Et siis ma saan nagu kaadritega, montaažis ka on hästi hea kaadritega nagu mängida, kui sul on üks hästi lai ja üks hästi suumikas, et siis ta ei ole nagu sisse suumitud, et siis ta ei ole nagu nii arusaadav see ja see üleminek montaažis on nagu minu silmale tundub, et see on nagu parem.